1 minut stardini. Kohe hakkame minema. Noh, mõni minut on stardist möödas. Tuul on vastu, vihm on algamas. Kuskil taga on veel mõned ratturid vist. Üldiselt valisin ma väga ebapopulaarse alguse. Janno plaanis minna see üles, tal oli mingi 450 kilti kokku joonistatud. No eks näis. Esimene punkt Meeril on võetud. Sinna sain koos Jannoga. Maksim oli ka siin kuskil lähedal. Ja nüüd lähevad meie teed lahtu. Mina lähen Pangodisse. Janno läks Arumõisa vist. Ühesõnaga algus oli kilekas seljas, aga võtsin ära. Maru umbseks läks. Väga natukene tibab. Üldse mitte liiga hullult. Siuke paras, mõnus, soe. Ütleme nii. Võrsile viisid mind elude känud halladelt alla. No nii, vahepeal täitsa nagu sadas. Nüüd on jälle täitsa kuiv. Liigun Pangodi poole. Oma marsruuti mööda ülejäänud kaader pani vist Arumõisa. Kuskilt lukelt ma arvan, et ma olen läbi. Vist mul ei ole nagu kaarti. Jagatud kaart oli suht mõttetu. Sõidan lihtsalt kellas oleva joone järgi, aga seal pole geograafiat, ainult joon. Olen nüüd Pangodis. Paistab, et keegi hakkab siin veini tegema. Läheb ilmselt viinavõrra istanduse moodi välja. Esimene tähistatud tõus 10%, aga see oli raske. Ees on 2 sommi. Nendega ma olin mäe all koos. Niisugused vibalikud. Kohe tuleb Pangodi järve ääres punkt. Liigun väikseid teid mööda Otepää poole. Seda suurt teed mööda oleks ka saanud, aga mõtlesin, et see pole nagu pointi, et seda ma olen autoga sõitnud küll. See kuulus Leigo talu nüüd. Seda tee pole parem tõdda. Normaalsed vaated. Väga vaestikult palju ronimist on siin. Noh, see 2600 meetrit tuleb kuskilt täis. 50 kilomeetrit sai täis. Ma ei tea, siit on vast läha. Keskmine kiirus 19,9. See on väga oluline number. See ei tohi sõidu lõpuks alla 14,5 langeda. Muidu ma ei jõua aega. Et praegu ta on, noh, päris alguses oli ta 21, midagi, aga noh, punktipeatused ja tõusud ja need on seda ära närinud. Praegu on ka aeglane tõus, et ilmselt kohe kukub alla 19,8 peale. Samal ajal toimub see tipust topini jooks. Äkki nad on need võistlejad, see vist peaks ka siit läbi minema. Jaa, täpselt nii ongi. Otepää Linnamägi. Tulin siit jala ülesse. Siin peab olema kuskil nüüd tahvel kaardiga. Jah, on kaart. Ja muutkava on 1,400 000. Yes. Võtsin Otepäält vett. Siin toimub suur jooksuüritus. Vahetusala. 16 kilomeetrit oli see, et üks lõik. Ja mina panen nüüd edasi. Ja jõudsingi Käärikule. Aega on läinud mingi 3,5 tundi umbes ja keskmine kiirus on langenud kuskil 18,5 peale, kuna Otepääl tankisin vett, kohendasin asju, kohe hopsti mõjus. Nüüd läheb edasi Harimäe peale ja sealt Sangastesse tuleb võimas laskumine. Ja siis Sangastest Ähijärve ja Mõniste ja Paganamaa. See on nüüd siis Harimägi. Sinna õnneks ei pea ronima. Pidi siit sildi pealt ainult mingi looma maha kirjutama.
ja sinna ma nüüd hakkan minema. Sajab, loodetavasti mitte enam liiga kaua. Harimäelt alla tuli ikka väga mõnusa hooga. Nüüd ma lähenen Sangastele. Noh, kind of. Sangaste mõis. Ammu see siin tagahoobis ühe eksterjaal käidud, aga just seda mõisamaja ma ennast ei näinudki. Üles mäge ja vastu tuult. Ilgelt nõme, jalad on juba natuke väsinud. Liigun Antsla poole. Mingil hetkel pean ära keerama parema Lähijärve peale. Väga teistsugune maastik, siuke madal. Võib-olla siin on mingid karjamad on, mis on lastud. Võib-olla ongi siuke mets ja võsa olnud. Ilmselt hakkab varsti siis tõusma jälle. Lihtsalt siukest meeleolu, et sõidan ja suurt midagi ei juhtu. Siuke lame kruus, kerged mäed, tõusud, langused. Pitsmaid küll ei tiba. Temperatuur on palav ei ole. Maha jäetud majad, millegipärast on lahti mingid kohad lõigatud. Mõitab, kui tihti siin rongid üldse käivad. Lüllemäe 5, jess. Mingid kes mäletavad, et ma pidin Lüllemäelt vist läbi sõitma äkki. Vaatame. Ei tulnudki Lüllemäed. See Lüllemäe pood oleks isegi lahti olnud veel. Tuli üks väike RMK tee, mida on hoolega remonditud, mis läheb mingisse lõkke kohta. Siin on üks väike tore järveke. See on see kraam, mis ma siia metsa vahele otsima tulin. Mõnus väike tee. Nii, nüüd ma olen Ähijärvel. Siin on Ähijärve Peraküla matkaraja, mingi 800 kilomeetrit algus. Võtsin ära punkti. Mul on läinud praegu 6 tundi 15 minutit, mis on natuke üle veerandi, aga sõidetud on ligi kolmandik ja tõusu on võetud 900 korda, on võetud rohkem kui kolmandik, nii et ja kiirus on 17,7 siiamaani olnud, nii et väga okei tulemus, ma ütleks, et aga muidugi tempo langeb. Tõusust on hea meel, selles mõttes, kui ma suure Munamäeni ära jõuan, siis on nagu enamus tõustud, siis lõpp peaks olema siukene siledam ja asfaldisem ka. Siiamaani on küll hästi siukene, noh, tore, üksildased teed, hästi palju kruusa, väga vähe tsivilisatsiooni ja autosid. Nägi, mis see siin on? Oder? Väga kena. Õnnestus välja jõuda Võru ja Valga vahelisele teele ja rohkem Võru poole. Sõidan üle Mustjõe. Veetase on hiigla kõrge. Huvitav, kas kuskil on mingi Kobras ehitanud mingisuguse supertammi või kõik jõe ääred on üle ujutatud. Pole ju nagu nii palju sadanud. Täielik šokk. Ma olen Mõnistes. Ma ei tea, millal ma siia plaanisin jõuda. See tähendab, et natuke maad veel ja ma olen Metsavenna talus ja sealt natuke maad veel ja ma olen Paganamaal, kus on ekstra boonus. Noh, väga väike tõenäosus, et see seal alles veel on, aga you will never know. Niisugune lahe väike veskikoht on siin. Aga siin on ülesanne mitu lampi ripub hoonete vahel teel peldikusse. See peaks olema siin samas. Need on lambid, okei. 1, 2, 3. Ei ripu. 4. Munagivitee ja puha. Näed. See seal on filmi Vargamäe. See maja seal on Lätis. Ei tea, kas on näha, aga niisugused väiksed valged postid on siin.
piiripostid. Läinud. Siin käis juba üks enne, võttis ära. Spetsialist Fixiga. Jõudsin Rõugasse. Juhuu! Tempo hea. Varsti saab pool planeeritud distantsist läbi, aga 3 tundi on praegu varuks, et see tähendab, et kokku, kui ma samas tempos jätkan, siis mul 6 tundi varuks. Wow. Siin on mingi hull ehitus toimunud. Enne oli ainult torn keset muruplatsi. Nüüd on siin mingid rajad ja värgid ja huvitav, kus see Rõuge tuuri start siis tuleb see aasta. Värske muru peal ei tohi käia. Kohe läheme nii kõrgele kui saab. Nüüd rohkem enam ei saa. Vana Vasseliina on see koht nüüd. Ja põhimõtteliselt on kohe mõne minuti pärast pool võistlust läbi. Üle poole distantsi on läbi. Kõvasti üle poolte tõusumeetrite on tõustud. Tobe oli see, et see akupakk, mis mul kaasas oli, ei jäänud üldse elektrit välja. Ma kella välja lülitama ja üritan kuidagi telefoniga nüüd navigeerida. Aga siis ebamugav ja igast võimsust ja kõrgust ja sellist asja ja pulssi ma enam ei näe, et just saab hakkama. Meremäe torn näeb välja nagu, ma ei tea, mis asi. Lootus, et me jõuan sinna päikese tõusu ajal. Aga noh, okei. Mõnes mõttes on tore, et ei jõudnud. Päris lõbus. Näeb välja nagu ühe riigi piiripost, kuhu on teatavad sanitaar. Mingid asjad külge monteeritud. Mis tegelikult on lillede jaoks. Ilmselt on tuul ka praegu taga. Tee on siuke lame asfalt, et aga suhteliselt eufooriline tunne on, et mul kahjuks kell sai tühjaks, ma ei näe, mis sul kiirus on. Ma ei tea, mingi 30 kilti tunnis, midagi taolist. Mega. Koidula raudteejaam. Siin oli 2020 Ekstari start. TUI Expeditioni start. Ekstar oli siit natuke lääne poole Obinitsas 2017. Nägin enne 8 metssiga siin raudtee ääres. Need jooksid siia poole. Ma tulin tagasi, sõidan pisikest rattateed, lootuses, et äkki nüüd jooksvad mul veel üle tee. See on nüüd rattarada. See seal üleval on vana raudteetamm, mis läheb siis Venemaale või läks. Sealt enam rongid ei sõida, nüüd tehti ümber. Ja siin on kraavi jaoks tehtud siuke tunnel. Ja siis rattarada on siit läbi viidud. No. See on nüüd kuulus Neetsaja küla. Kust on päris Neetsaja külabänd. Puhkan siin praegu natukene. Niuke tüdimus tuli korra peale. Vastik oli siis. Siin koti ära ja kiivri ära ja viskasin korra pikali maha. See lihtsalt selili tee äärde. Enne 10 minutiga või võib-olla on 10, 5. Ma siin olen olnud, on silmaga nähtavalt valgemaks läinud. Taevas on suhteliselt selge, pilvi on. Ilmselt tuleb päris kena koidik. Siit on natuke maad Värskasse minna. Ma arvan, et kui sinna Lüübnitsa torni jõuan, et siis on juba
siis on päike juba tõusnud, aga noh, praegu on just see, et nagu kõik on veel vaike, mingi esimesed linnukesed häälitsevad, aga sellist suurt kisa veel ei ole. Vahepeal oli täitsa vaikne, nüüd tuli kerge tuul. Hommik Värska sadamas. Lõpuks edasi minna, siis saab vett võtta. Selline tore väike allikas. Tuli vett võtta. Venemaa. Lüblitsa. Janno. Ja see on kestvusspordi kirik. Ja kirikus praegu valmistatakse mulle burgerit ja friikartuleid. Ja ma lasin endale piimakohvi ja ostsin ühe Coca-Cola. Ja kell on 5:18, see tähendab, et mul on olnud 7 tundi ja 18 minutit liikvel. Ja ma ei taha enam vett ja keeli ja võileiba süüa. No nii, 30 kilomeetrit Tartust. Et ma teen küll natuke paunu, nii et tegelikult ma sõidan väheke pikemalt kui 30, aga ühesõnaga lõpp on lähedal. Kell saab kohe 8, et ma ilmselt lõpetan natuke varem, et võt suht süsi. No nii, viimane kontrollpunkt on võetud täpselt nii nagu plaanitud. Et aega veel oleks, aga nii süsi, et lähen vaikselt finišisse ära. Viimane kontrollpunkt on siis Ülemistes, põllumajandusmuuseum on siin, kohvi. Nii, ja ongi merejõis lõpule jõudnud. Enamus rahvast on vist juba tagasi. Võetakse kokku punkte ja süüakse ja räägitakse.